Nii, täna me siis kooliraadio Sõlmes ja on tulnud podcasti üks väga huvitav tegelane. Kas te tutvustate iseennast? No ma võin tutvustada, ma olen siis ajaloo ühiskonnaõpetuse õpetaja Tapa valla gümnaasiumis, nimi on Indrek. Ja siis elan Tartus, aga käin Tapal vahepeal. Aga alustame siis küsimustega, sobib. Kuidas te sattusite ajaloo õpetamise valdkonda? See on hea küsimus, ma sattusin 6 aastat tagasi, ilmselt ma ei plaaninud kunagi ajalooõpetajaks saada, kuigi mul on ajaloo haridusülikoolis, aga ma kuidagi mitte kunagi ei mõelnud õpetajaks hakkamisele, lihtsalt ühel hetkel juhtus niimoodi, et Tapa siis gümnaasium oli selle nimi veel, eelmine aasta läks ajalooõpetaja ära ja siis minuga võttis ühendust siis toonane direktor Elmo Koppelmann, kes ütles, et neil oleks väga ajalooõpetajat vaja ja kas ma oleksin nõus siis olema vähemalt suveni, see oli siis veebruar. Ja ma mõtlesin, et no ma ei tea, et kas ma pean 4 kuud vastu, aga küll ma siis proovin, kuna mul sellel hetkel tegelikult oli ka periood, kus ma otsisin tööd. Ja siis ma sattusin ja mõtlesin, et mis ma see 4 kuud ikka olen suve lõpus, et suvevaheaeg tuli peale ja jäin kauemaks ja siiamaani ma siis nagu olen. Aga oled rahul, jah? No olen rahul teatud asjadega ja ütleme, igal tööl on omad miinused ja omad plussid ja õpetaja suurim pluss on see, et kui juunikuu hakkab, siis on hea olla ja siis on 2 kuud puhkust ja enamasti tööd niimoodi ei ole, nii et õpetaja amet ikkagi annab võimalusi ka olla eemal tööst. See on tore, aga milline on olnud teie kõige meeldejäävam hetk õpetaja teekonnal? No ma arvan, et mulle tuleb meelde kohe see, kui me käisime gümnaasiumi õpilastega mõned aastad tagasi Sloveenias Erasmuse projektis. Et miks mulle see meelde jääb, on sellepärast, et see oli paljudel õpilastel selline avanemishetk, kus õpilased, kes muidu koolikeskkonnas on hästi suletud ja ei räägi palju ja sellised häbelikud, siis Sloveenias nad koolis kuidagi järsku avanesid ja muutusid hoopis teistsuguseks, suhtlesid hästi palju, olid hästi julged ja kui tulid tagasi, olid nagu kuidagi sellist uut energiat ja hingamist täis. Et mulle tundub, et õpilasi peabki vahepeal ära saatma kuskile, et näha täiesti teist keskkonda, täiesti teisi õpilasi, täiesti teist riiki võib-olla isegi, mis tegelikult võib hästi suurt positiivset mõju avaldada, nii et ma arvan, et sellised välisprojektid on koolile üks kõige suurem pluss. Kindlasti. Aga milline on teie arvamus selle kohta, kuidas hea õpetaja aitab õpilastel mõista tänapäeva maailma ja meie ühiskonna arengut? No, see on ka kindlasti väga oluline, sest tänapäeval praegu toimub nii palju sündmusi, mis tekitavad ärevust ja hirmu ja üks kriis on läbi, teine algas, et koroona oli vahepeal ja siis tuli kohe Ukraina sõda peale ja nüüd siin iga päev midagi juhtub, et selles mõttes ongi hästi oluline, et kõigepealt küsida, mida õpilased arvavad sellest, ühiskonnaõpetus on hästi hea koht, kus sellega tegeleda, et kõigepealt siis selgitada välja, millised on üldse teadmised, arvamused, mitte hakata oma arvamust peale suruma õpetajana ja võib-olla siis mõtestada läbi selle, et hästi oluline on tänapäeval osata lugeda meediat, sellepärast, et me küll loeme, aga nii palju valeinfot levib, et selles mõttes on hästi oluline kriitiliselt lugeda ja ma arvan, see on üks oskus, mida saab tundides arendada. Nõustun suga täiesti. See on tore, et sa nõustud. Kas on mingid ajaloolisi teemasid, mida sa tahaksid, et Eesti koolides rohkem kajastataks? Neid teemasid on kindlasti alati sellepärast, et nii palju tunde on, iga õpetaja tahab kindlasti õpetada oma ennast maksimumi, aga see tähendab seda, et aega ei ole, hästi palju fakte, mis kindlasti kõik lähevad meelest ära lõpuks. Et selles mõttes on oluline pigem, et õpilastel tekiks huvi. Niikuinii, ma mäletan enda kooli aastat, kui ma käisin, et siis ma ei tea, väga paljud asju ma ei mäleta pärast enam, mida ma koolis õppisin. Et selles mõttes ei olegi nagu seda illusiooni mõtet luua, et me õpime koolis ja siis pärast me teame kõike maailmast, ei tea. Pigem paljud asjad lähevadki meelest ära, aga kui mingis aines tekib huvi, siis see on kõige olulisem, et pärast õpilane võib-olla ise võtab mingi raamatu kätte või vaatab mingit filmi. Ja teemade osas, mida tunnis võib-olla rohkem käsitleda, ongi need, millega me saame luua seose kuidagi tänapäevaga, et paraku on ka palju asju, mida peab õpetama õppekava tõttu, aga mis võib-olla ei ole kõige vajalikumad. Samas kui on teemasid, mis võib-olla on tänapäevasemad, et mida lähemal ajalugu tuleb, seda rohkem on see seostatav tänapäevaga, et raskem ongi vanemat ajalugu võib-olla muuta põnevaks, aga see on võimalik. Okei, aga mis on su kõige suurem väljakutse õpetajana olnud? Kõige suurem väljakutse ilmselt on olnud see, et õpilasi on nii palju erinevaid, et gümnaasiumis on lihtsam, sest õpilased on juba teatud vanuses, ei ole nii palju käitumisprobleeme, õpilased on juba, nagu nendega saab suhelda nagu enam-vähem
enam nagu inimene inimesega, aga kui nad on 5. klassis või 6. klassis, siis paraku on noh, inimesed on sellises arengufaasis, ütleme teismeiga, mis on päris raske ja ma pean nagu ausalt ütlema, et mulle pigem sobib õpetada vanemaid õpilasi, et ma üldiselt minus ei ole sellist nagu väga suurt sellist, kuidas ma ütlen selle kohta, nagu mingit lapsevanema või sellist nagu figuuri, et mulle ei meeldi väga korda luua tunnis, sellepärast et no ühesõnaga mingite selliste õpilastega ma ei oska nii hästi tegeleda, kes on hästi noored, veel ühesõnaga neid peab hästi kuidagi distsiplineerima, et mulle pigem meeldib vanemate õpilastega tegeleda. Siis on siuke rahulik ja mõnus on siuke tunni läbi viia. No ja isegi kui nagu ütleme, tekib mingeid olukordi, siis sa ikkagi nagu räägid nagu põhimõtteliselt nagu peaaegu täiskasvanud inimestega versus kui sa räägid viiendikega, kes jooksevad vahepeal mööda laudu ringi ja üritavad aknast alla hüpata ja kellegi juuksed põlema panna, et on siukseid asju, mida juhtunud? No mul oli ükskord tunnis, kus üks poiss tahtis kellegi juuksed põlema panna ja siis pidin talt konfiskeerima välgu Mihkli ja siis samas klassis järgmine tund seesama poiss siis mängis mudelautodega, mille ta viskas kogemata ühe tüdruku juustesse, niimoodi, et sai juustesse kinni, see tüdruku juuksed tuli siis ära lõigata sealt kohas, sest see auto ei tulnud lahti sealt enam. See on küll natuke õnnetu. See oli väga õnnetu ja tüdrukul väga hea meel ei olnud. Usun, nii. Olen vaadanud su sotsiaalmeediat ja sealt suur reisija. No juhtub jah ikka, ütleme nii. Aga kas sul on mõni selline reis, mis on su elu täiesti muutnud või andnud uue perspektiivi? No ma arvan, et see on nagu natuke klišee, et üks reis saab nii palju muuta inimest, et sul on täiesti teine perspektiiv, et noh, igaüks mõtleb, tuleb mingilt reisilt tagasi, et pärast reisi on see tunne, et nüüd on kõik teistmoodi, aga tegelikult läheb paar nädalat aega ja siis sa oled ikka oma rutiinist tagasi. Aga no pigem ikkagi on loomulikult reise, mis on väga palju mõtlema pannud mingitel teemadel ja eks nad on tavaliselt need eksootilisemad reisid, sest kui sa käid Lätis, siis no paraku kõik on sarnane ikkagi Eestiga ja ma ei tea väga palju inimesi, kes oleks käinud Riias ja öelnud, et nende elu on täiesti muutunud, aga kuskil Indias või Jaapanis, et seal lihtsalt sa oled niivõrd oma mugavustsoonist väljas, et lihtsalt ongi kõik nii teistmoodi ja sa tuled tagasi ja näedki mingeid asju teistmoodi, et ma mäletan tõesti, kui ma Indias käisin esimest korda, siis see on nagu nii teine maailm, et sealt tagasi tulles oli korraks küll selline veits läbi raputatud tunne ja no ma arvan, et iga asi, kus sa paned ennast nagu mugavuse olukorrast välja, näiteks ma olen hääletanud, et see on ka selline olukord, kus sa pead nagu väga paljudest mugavustest loobuma ja ma arvan, need on need, mis kõige rohkem õpetavad. Kui sa käid mingil kuuratis lamad, siis on tore, aga tagasi tulles sa võib-olla oled puhanud, aga tegelikult sa nagu väga palju ei õpi seal. Okei, aga kas sul on mõni selline riik, kuhu sa oleksid nõus iga kell tagasi minema? Ma käin Kreekas iga suvi, et mul on traditsioon, et kui ma Kreekas suvel ei käi, siis ma ei ole suve kogenud, et Kreeka on tõesti selline koht, kus kindla peale lähed, seal on kindla peale ilus loodus, seal on kindla peale hea söök, seal on kindla peale odav söök. Niimoodi, et kui sa käid väljas sööma, siis sa tunned ennast nagu kuningas rahalises mõttes ja seal on kindla peale on hea ilm, nii et selles mõttes see on koht, kus ma läheks iga kell tagasi ja ära ei tüüta ka. Tundub, et peab Kreekasse minema. Peab kindlasti jah, ajaloos eriti kui oled ajalootunnis käinud, siis kindlasti on seal üht-teist, mida näha. Jaa. Aga kuidas sa tasakaalustad sükest elu ja reisimist, et kuidas sa teed endale aega, et niimoodi reisida? No mul on nagu see mõtlemine, et elu ei tohi segada seda, mida sa teha tahad, et selles mõttes tuleb lihtsalt leida see aeg, et alati neid võimalusi on ja mõnikord on lihtsalt nagu hirmud, aga et okei, et äkki ma ei saa või noh, mõtlesin ka siis sügisel, et mul ei ole aega ja tegelikult ka päris kallis Indiasse minna pulma, aga võtad kätte, teed ära lihtsalt ja tavaliselt ma lähtun sellest, et kõigepealt teed ja siis mõtled pärast, vaatad, et isegi kui pärast on raha otsas, siis küll see raha tagasi tuleb. Vähemalt oli lõbus, on ju? Vähemalt oli lõbus ja raha tuleb, raha läheb, on ju. Jah, õige. Aga kuidas sa valid oma nagu sihtkohta, et kas sa mõtled ette või siis üks päev ärkad hommikul üles mõtled, et nüüd võiks sinna minna? No on ühte teistpidi, ma mäletan, kui ma esimest aastat Tapal töötasin, siis tuli suvi peale ja siis ma mõtlesin, et ma tahaks kuskile minna, aga ma ei tea, kuhu minna ja siis ma ei mäleta, kas ma umbes vaatasin kaarti või midagi sellist, et kus ma käinud ei ole veel Euroopa lähikohtadest ja siis ma tulin idee peale, ma tahan minna Ida-Türki, aga ma tahtsin sinna minna niimoodi, et ma hääletan
ja siis ma Eestist ei viitsinud ja siis ma lendasin Gruusiasse ja reisisin 3 nädalat Gruusias ilma mingi plaanita, ma ostsin need piletid vist 5 päeva ette ja siis ma hääletasin Gruusiast läbi Türgi Euroopasse tagasi niimoodi, et see oli küll nagu niimoodi, et mul ei olnud mitte mingit plaani, aga hetkel ma ikkagi plaanin, et ma just praegu plaanisin endale reisi siis Marokosse, mida ma plaanisin lausa mitu nädalat ette, nii et see on juba suur plaanimine. See hääletamine tundub nagu väga põnev, aga kas sa nagu ei karda, et midagi sinuga juhtuda võib? No ma olen nii palju hääletanud, et siiamaani ei ole juhtunud, nii et ju siis see tõenäosus ikkagi väga suur ei ole, et loomulikult on mingeid ebameeldivaid kogemusi on, selliseid kogemusi, mis natukene tekitasid sellise küsimuse, et kas see on päris turvaline, aga neid on väga vähe olnud, et mul on isegi naissussõbrad, kes on ka üksinda hääletanud ja ka neil on olnud pigem vähe negatiivseid kogemusi, et enamus inimesi on ikkagi head, et pigem on oht see, et keegi sõidab nii halvasti, et ta teeb liiklusõnnetuse ja see, et keegi sind ära tahab, ma ei tea, röövida sult midagi või sinuga midagi halba teha, et neid inimesi pigem on vähe ja neid on pigem Ameerikas, ma arvan, või kuskil sellistes teistsugustes riikides Euroopas, ma ei tea väga palju neid olukordi ja see ongi väga põnev selles mõttes, et mulle meeldib selle juures see, et alguses ma tegin seda raha säästmiseks, sest kui ma olin mingi 18, siis lihtsalt ei olnud raha reisimiseks, aga tegelikult see on lihtsalt selline adrenaliin, et see on põnev. Sa rääkisid nendest ebamugavatest hetkedest, et kas sa tahaksid neist rohkem rääkida? No ükskord juhtus selline olukord, et ma reisisin oma sõbrannaga ja siis juht ühel hetkel võttis revolveri välja autos ja hakkas seda nagu laadima ja siis ma ei saa mitte midagi aru, mida ta teeb ja ta nagu ei vastanud normaalselt küsimustele ka ja siis ta sõitis mingisuguse suvalise maja taha ja siis me juba ühesõnaga arutasime omavahel sõbrannaga, et kuidas ilmselt siis tuleb varsti mingi laibakott välja ja veetakse ära kuskile, aga ma ei tea, ühesõnaga ta väitis, et ta lihtsalt läheb pärast märki laskma ja niimoodi see asi läkski, et tegelikult midagi ei juhtunud, aga see oli väga nagu hirmus olukord. Ma täitsa usun, et see võis hirmus olla. Ja siis ükskord Türgis oli ka, kui mingi ütleme nii, et juht hakkas külge ajama ja siis ma ütlesin talle, et ma ei taha seda ja siis see oli ka ebameeldiv, aga midagi ei juhtunud tegelikult. No õnneks on hästi läinud siis. Aga mis on su kõige raskem või ettearvamatum reis, mis sa oled ette võtnud? No ma arvan, et see Türgi oma selles mõttes oli, et paljud teevad Istanbuli on ja Istanbul ongi väga turistikas koht, kus käiakse ja väga nagu mugav reisida, aga näiteks suur osa muust Türgist on ikkagi suhteliselt metsik, et kui sa käid kuskil Ida-Türgis, siis seal Kurdistani piirkonnas näiteks, siis seal esiteks on seal terroriste, teiseks seal ei räägi mitte keegi mitte ühtegi sõna võõrkeelt, et kui ma hääletasin, kui ma Türgi piiri ületasin, siis järgneva 2 nädala jooksul ma ei rääkinud mitte ühtegi sõna kellegagi inglise keeles, sest keegi ei saanud aru sellest lihtsalt, et ma suhtlesin Google Translate'iga, ma kuidagi siis hääletasin seal ja ütleme, 2. nädala lõpuks oli küll nagu selline tunne, et enam ei jõua, sellepärast, et lihtsalt kellegagi normaalselt suhelda ei saa ja siis kui ma lõpuks jõudsin Istanbuli, siis seal oli nagu rahvusvaheline linn ja sai inimestega suhelda, et see oli nagu väga, see oli selline asi, mis tekitas sellise tunde, et seal nagu oleks võinud mitte üksi reisida, sellepärast, et tüütab ära, kui keegi ei räägi inglise keelt. Täitsa jah, usun. Aga kui sa peaksid kellelegi soovitama, kes pole mitte kunagi reisil käinud, et kuhu sa tal minna soovitaksid? No ma arvan, et alustada tuleks ikkagi lähemalt, et selles mõttes, kui sa mitte kunagi reisil käinud, siis ma ei soovitaks seelekotiga Indiasse minna, sest see võib lihtsalt olla liiga suur muutus ja kui sa ei ole harjunud selliseid asju tegema, et ma ju ise ka samamoodi alustasin Lätist reisimist, et ongi lähiriigid ja võimalikult mugavalt, et see niimoodi samm-sammult viid ennast mugavustsoonist välja. Aga mida ma soovitan küll on see, et üks asi on reisida kellegagi koos, teine asi on reisida üksinda ja ma arvan, et korra elus võiks iga inimene üksinda reisida, sellepärast et see paneb rohkem proovile, see paneb rohkem võimalusi tutvuda võõraste inimestega, sest kui sa oled oma sõpradega, siis sa suhtledki oma sõpradega, sa oled mingis mullis, sa ei suhtle võõrastega nii väga, et ma arvan, et enne kui 30 saad, siis tuleks üksi reis teha võimalikult rohkem kuskil eksootikas, et see oleks nagu, ma arvan, seiklus, mida iga inimene võiks kogeda. Nüüd tean, panen kõrva taha selle info. Kindlasti. Aga ma arvan, et siis tänaseks on meil kõik. Kas sul on veel midagi lisada? Ma esiteks soovitan kõigil mõelda sellele, et koolis on õpetajaid vaja, nii et kui teile meeldib ka selline idee, et töötad intensiivselt ja suvi on vaba, siis
õpetajatöö on kindlasti asi, mida tasuks kaaluda tulevikus. Ja soovitan, maailm on suur ja lai, nii et kindlasti reisida tasub. Aitäh sulle, Indrek! Aitäh!